Tere tulemast vaatama Civis Pacem 128. saadet, mina olen selle saate toimetaja, saatejuht Erik Poltovski ja ma kutsuksin teid täna kuulama jutte sellest, kuidas Eestisse tuleb arvatavasti e-valimiste süsteemi kontrollima OSCE kontrollkomisjon ja et e-valimiste süsteem on meil maksusel juba aastast 2005, siis me räägime ka tänasest Donald Trumpi võimule tulekust. Tänane salvestus toimub 20. jaanuaril ja kahe koletu sõja loodetavast lõpust, Eesti majanduslangusest, maksudest ja et see kõik nuheldakse teie, siis tavalise tarbija ja tavaliste kodanike kaela. Saates on meil Arvo Aller, Eesti Riigikogu asejuhataja, endine maaeluminister 2019–2021, on olnud ka Ida-Virumaa Talupidajate Liidu tegevjuht, Jõhvi vallavolikogu liige ja Põllumajandusakadeemia haridusega agronoom. Arvo, ma küsin kohe sinu käest seda, et endise maaeluministri ja elukutselise põllumeeste abistajana. Kui tõenäoline on, et kui Eestis asjad halvaks lähevad, tekivad veel suuremas kriisid maailmas ja me siin kas üksi jääme või mõni sõjaline kriiski meid ähvardab, et kas Eesti toidab ennast sel juhul ära? Tõepoolest, maaeluministrina sai alustatud Eesti toidujulgeoleku, Eesti varustatuse majandamisega ja selles suhtes näitas ka koroonakriis seda, et kui ka piirid kinni lähevad, siis Eesti varustatuse osade toiduainetega jääb puudulikuks. Ja ma olen tänulik oma tolleaegse nõunikule Andrusele, kes käis läbi kõik toiduvarudega seotud ettevõtted, sai pildi ette, mis toimub meie toiduvarudega ja sellest tulenevalt sai ka teha edasi samme, et hakata toiduvarusid kas siis revideerima või juurde muretsema. Nüüd teine asi on maapiirkond. Tegelikult regioonides inimesed saavad hakkama. Küsimus on linnalised piirkonnad. Ja igal maapiirkonnas oleval inimesel on kindlasti olemas kelder, kus on talvekartul, köögiviljad, marineeritud hoidised, moosid ja kui on olemas ka tuttav jahimees, siis on ka konservidega varustatus olemas. Nii et kvaliteetsed konservid tagavad lihatagavara, nii et lõppkokkuvõttes maapiirkonnas ma usun, et inimesed saavad hakkama, nii et suurem probleem on ikkagi linnalised piirkonnad, kui tekib mingi tõrge toorainega, ja nüüd praeguseks ikkagi püüab ka meie algatusel loodi varude keskus, kus siis läbi selle tehakse varude tagamise poed ja need on nüüd siis määratud igasse maakonda ja ka maakonna keskustesse. Ma küsisin seda sellepärast, et ma vaatan, poodides on väga palju veel 90. aastatel ja 0. aastatel tuntud Eesti tooted asendunud välismaistega, mis on nagu väga halb märk. Ja COVID alguses, nagu sa isegi ütlesid, nägime me seda, et piirid läksid kolksuga kinni, eriti Poola, kus inimesed jäid meil isegi Saksamaale, ei lubatud transiidiga läbi Poolagi sõita kodumaale. Ja üks eriti huvitav, niisugune märgiline tähendus, COVIDi ajal. Meile siin määriti pähe ja silma Safeguardi seepe reklaamidega. Poes neid praegusel hetkel enam ei ole, see on teatavasti bakterioloogilise, antibakterioloogilise toimega, eks ole. Et mida peaks Eesti tegema, et turgu tagasi võtta välismaistelt firmadelt? Kui midagi juhtub, siis nemad on esimesed, kes siit kaovad. See on umbes nagu väikese Peetri ja suure Peetri leivakottidega. Mis siin teha annab, et tegelikult on ju meie kaubandus nii toiduainete osas läinud kettide kätte ja sellist lauset, et eelista eestimaist. See on väga kena lause ja mina isiklikult alati eelistan eestimaist ja sellest lähtuvalt inimene tegelikult ostab hinda praegu. Praegu on inimeste maksevõime on nii alla läinud, et tegelikult Eesti kaup on kvaliteetne, aga ta on ikkagi kallis. Ja kui sa tahad Eesti toodet osta, siis sa pead paratamatult valima hinna järgi.
kas sa tahad Eesti kvaliteeti hinna poolest või on sul vaja pere toita, sul on vaja, et kõht täis oleks, et oleks toidetud pere, siis sa ostad paratamatult hinda. Ja praegusel juhul on meie kaubandusketid ja toiduained läinud selle ketistumise peale ja sellest vaadates ongi seal toiduainete hinnad sooduskaupade ajal on soodsamad või tähendab soodushindade ja nende pakkumiste ajal ja sellest tulenevalt inimene ostab üldjuhul hinda, et saada omal kõhu täis. Kui välismaised toiduketid on või toiduainete poodide ketid on Eestis, kas meie Eesti Kapitaliga kette on ka kusagile välismaale läinud? No Maxima on, eks ole, Leedu Kapitali peal, ta on Eestis, kas eestlased on kas või Leetu või Lätigi oma Selveriga või Krossi poega läinud? Ma ei teagi. Minu andmetel ei ole nad liikunud sinna üle piiriselt, et tegelikult tuleb tunnustada Krossi, kes on oma kettidega hoidnud toiduaineid hindasid kontrolli all, samus need odavkett Lidl, sakslaste oma, mis on kõvasti turule tulnud, on ka samad teed läinud, nüüd eestlased teise poole piiri poole läinud. Kohapealne toiduaine ja selle väärindamine on üks tegevus, mida tasuks mõelda, et kriisi olukordades oleks meil võtta Eestis toiduainet ja tooret. Selle aasta alguses tuli meile nüüd tänu valitsuse armule ka suur maksuralli ja see kõik nuheldakse tavatarbija lihtkodaniku kaela. Seda on ja just selle käibemaksu tõusuga, et ettevõtjatel, kes on käibemaksu kohustused, see käibemaks on selline sisendväljund, et seal vahel tuleb maksta peale, vahel saad tagasi riigilt, see nii suurt ei mõju, aga see käibemaksu tõus, see pannakse kõik ju kajastub toiduainete lõpphinnas. Eesti on üks väheseid, kus toiduainete käibemaksul erisust ei ole. Ja EKRE on mitmeid kordi teinud ettepanekut toiduainete käibemaksu alandamiseks. Samamoodi me tegime ettepaneku, kui me olime valitsuses, alustasime tööd sellega, et uurida võimalusi käibemaksu alandamiseks toiduainetele. Paraku see valitsus sai otsa ja selle valitsuse otsa saamisega on kõik head algatused ka visatud ajaloo prügikasti. Kahjuks ja nüüd siis me ikkagi uuesti tahame käibemaksu toiduainetel tuua allapoole, et tagada inimeste toimetulek ja ka kõht täiskõhuga on parem vastu võidelda kui tühja kõhuga. Nii, see on nüüd siis praeguse valitsuse poliitika. Valitsus pannakse paika peale valimisi ja me lähemegi e-valimiste juurde. Eestisse peaks tulema OSCE kontrollkomisjon või kontrollmissioon ja allkirja selle missiooni kutsumiseks andis Riigikogu asejuhataja Arvo Aller. Nii ta oli ja see oli 2024 aasta septembris. Ja see sai ajendatud sellest, et Riigikogu suurde saali oli tulemas 2024 aasta kevadel esitatud 21 Riigikogu liikme avaldus arvamuse saamiseks Veneetsia komisjonile, mis oleks olnud selline laiapindne ja tõepoolest oluline Veneetsia komisjonilt arvamuse saamiseks, mis on üks osa OECD komisjonidest. Nüüd paraku juhtus selline situatsioon, et 21 allkirja annutest üks võtsi oma allkirja tagasi ja selleks oli tol hetkel vahetult Reformierakonna liitunud Alar Laneman. Ja kui keegi arvab, et see ei olnud neil tahtlik, siis lubage sellest sügavalt kahelda, see oli antud ülesanne tal see allkirja tagasi võtta ja kuna avaldusele jäi 20 allkirja, siis tolleaegne Riigikogu juhatus ja juhatuse liikmed sealt kaudu siis otsustati, et ei tooda seda arvamuse saamiseks üldsegi Riigikogu suurde saali. See langes menetlusest välja, oli ta siis tehniliselt mitteformaalne, ütleme et kas kantselei jättis ta edasi saatmata või juhatus tegi selle otsuse. See ei oma enam tähtsust, et pigem on see, et endine ekrelane ja tõeline konservatiiv too hetk, hilisem liberaal
Alar Laneman otsustas allkirja tagasi võtta ja selle andis põhjuse mitte seda arvamuse taotlust saata suurde saali. Ja siis kuna eelnevalt oli nii suur töö juba ära tehtud, et siis oli vaja vaadata järgmisi võimalusi ja kuna minu isikus oli sel hetkel EKRE esindaja Riigikogu juhatuses, siis Riigikogu juhatuse liikmena oli mul võimalus, ja nüüd tagantjärgi mõtled ka kohustus arvamuse saamiseks saata taotlus OSCE-le, kes kaasaks siis ka Veneetsia komisjoni selle uurimuse tegemiseks. Nii et see sai tõepoolest saadetud 12. september või isegi oli 16, ma nüüd peast ei mäleta. Ja sellest tulenevalt praegu on sellest mööda läinud 4 kuud, mis näitab, et 4 kuuga on võimalik panna rattad liikuma Euroopas, küll aeglaselt, aga ikkagi. Ja see näitab seda, et isegi opositsioonil on võimalus alustada nõndanimetatud uurimuse tegemist, et tagada Eestis valimiste läbipaistvus. Kas pole sümptomaatiline, et just EKRE nõndanimetatud IT-ministrid, kes seda asja üritasid siin ka valitsus, kui EKRE oli valitsuses, torkida, neid asuti eriti sellise pahatahtliku fanatismiga ründama. Tuletame siin meelde, et proua Kingo suhtes on siin vägisi üritatud igasuguseid jala taha panemise võtteid kasutada ja kaevatada teda seal täiesti tühiste asjade pärast kohtusse, kus juures valitsuse ministrid teevad teinekord palju hullemaid asju valitsuse poliitikud. Ja teine oli siis Marti Kuusik, kes oli samuti IT-minister ja kellele siis sinni-vinni üritati läbi ajakirjanduse hagijate külge haakida perevägivalla case'i. Ja ega see on kuidagi selline mustris, et kui meie pakutud infotehnoloogia ministrid esmalt Marti Kuusik sattus rünnaku alla, mis pärast ei osutunud tõeks, aga inimese elu sai rikutud jälle teatud perioodiks, kus sa pead elama tohutu pinge all. Teiseks siis Gert Kingo, siis oli Karu nimeline, oli vahepeal ja lõpuks oli Raul Siem. Nüüd meie valitsusoleku ajal sai tehtud algatusi, et võtta see rahvusvaheline uurimine e-valimiste õigsuse ja selle korrektsuse osas. Olid kõik riigihanke dokumendid ja kõik oli isegi hange vist oli välja kuulutatud. Ja uue valitsuse tulekuga, Kaja Kallase valitsuse tulekuga kõik need algatused võeti tagasi ja sinna need asjad soikusid. Ehk siis see hirm on liberaalide osas nii suur, et sealt e-valimiste kaudu võib kas midagi välja imbuda või võivad nad sattuda selliseks mittelegitiimseteks, on nii suur, et nad iga hinna eest püüavad seda nagu takistada. Nüüd selle kirja, mis ma saatsin, selle kirja tulemus on see, et 11–13 veebruar on OSCE ekspertmissioon Eestis ja selle aja jooksul nad püüavad kohtuda võimalike paljude esindajatega. Sinna on Riigikogu juhatus, meie taotleme fraktsiooniga eraldi kohtumist ja ma loodan, et see OSCE missioon leiab ka selle aja ja võimaluse meiega eraldi kohtuda, kus meie fraktsioon siis annab ülevaate meie käes olevate dokumentidest ja positsioonidest, et miks me nii arvame. Siis ta kohtuvad veel valimisteenistusega, siis valitsusväliste organisatsioonidega ja ma arvan, et see on võimalik laiapindne ja erapooletu ja aus lähenemine e-valimistele, tuues välja kõik nii miinused kui plussid, saaks anda mõlemale osapoolele tulevikus siis ka kindluse või võimaluse edasi toimetada, et millele tugineda, et asju parandada. Me ütlesime saate alguses, et täna 20. jaanuaril astub USA's ametisse uus president. Tal on
abiks, suureks abiliseks tuntud kosmoseärimees, nimetame teda niimoodi, kosmoseärimees Elon Musk, kellel on tohutu hulk tehnilisi taibusid abiks. Äkki peaks pöörduma otse Trumpi ja Elon Muski poole ja kutsuma nende tehnilised taibud siia. Ma kujutan endale ette, et kui nad lammutavad selle e-valimiste süsteemi, mis on pärit Venezuelast, see e-valimiste süsteem toimib ainult vist ongi Venemaal ja Eestis. Noh, Putini Venemaa ja demokraatlik Eesti. Kui Putin valitakse selle süsteemiga teist korda või kolmandat või neljandat või viiendat korda ametisse, siis seda kritiseeritakse. Aga kui täpselt selle sama süsteemiga valitakse ametisse Eesti reformikad, kusjuures äärmiselt hullumeelse tulemusega, et kuni e-valimiste tulemuste väljakuulutamiseni juhtis valimisi EKRE ja siis äkki ja ainult e-valimiste tulemuste, tähendab häältega, mis mitte kuidagi ei saa olla tõene. Ühesõnaga, siis äkki võidab reformikad ja see on kõik aus, eks ole. No see ongi see silmakirjalikkus, et sa nimetasid Venezuelat, et kui Venezuela presidendivalimised olid just samamoodi võitis president, kes ei meeldi praegusele valitsevale korrale siinpool, siis tehti selline, ütleme, päästeoperatsioon, et uuesti ikkagi, et sealsed e-valimised tunnistada mitte legitiimseteks. Ja see ongi nii silmakirjalik, et kui me ühelt poolt räägime, et meie valimised kõik on nii ausad ja kõik ülejäänud maailm tegeleb täiesti mitte arusaamisega, et kui ausad me oleme, siis minu küsimus on ju ka endiselt, miks ei ole seda võetud kasutusel näiteks, ma ei tea, Soomes, Prantsusmaal, kuskil mujal Euroopa Liidu riigis, kui ta on nii aus, läbipaistev ja arusaadav. Et riigid ei ole sellega kaasa läinud ja ega tegelikult meie põhiseadus ütleb ju konkreetselt, et valimised peavad olema ju ühetaolised, üldised ja otsesed. Nii et ja hääletamine peab olema salajane. Aga kui me nüüd võtame selle e-valimiste konteksti, siis sa ei saa kuidagi teada, et kuidas sinu hääl kuhugi läheb. Et see ongi selle... Või kes seisis hääletaja selja taga sel hetkel, kui ta kes seisis hääletaja selja taga ja see on järgmine küsimus juba või kelle käes oli selle hääle andja ID-kaart või sisselogimis parooli. Et see on selline küsimus, mis tahaks nagu selgitamist ja arusaamist, et nad oleksid ühetaolised, otsesed ja nad oleksid salajased, et seda praegu me ei saa lõpuks ikkagi minna selle peale, et e-valimised on usu küsimus, et kas me usume või ei usu. Meil peaks olema kõigile selge, et ta on üldine, ühetaoline ja salajane. Elon Musk ütles tungivas toonis seisukoha enne siin Trumpi inauguratsiooni, et ka USA's tuleb valimiste läbiviimisel elektroonilistest seadmetest loobuda. Ja ja see ka lisas, et USA ei tohiks kaitsta neid riike, kes ei austa sõnavabadust ning ei vii korrektselt läbi demokraatlikke valimisi. Kas see on tugev toetus meile? See on sõnum meie valitsejatele, et meie suurima partneri toetus võib hakata vähenema juhul, kui me ei vii oma valimisi kooskõlla üldiste ühetaolisuse printsiipidega. Ja see sama e-valimiste asi ongi see, et ma loodan, et me saame USA näol omale tugeva liitlase, kes juhib tähelepanu meie valitsejatele, et antud kord e-valimiste näol ei ole kõige ausam, ühetaoline ega ka läbipaistev ja just ka kontrollitav, et kontrollitavus on üks olulisi asju. Et sellest tulenevalt võib-olla see Elon Musk annab selle tugeva sõnumi meie riigijuhtidele, et sellega tuleb edasi minna ja need e-valimised tuleb ära lõpetada. Ehk saadab ka oma tehnoloogia taibud meile siia Eestisse appi seda asja bittideks lahti võtma. Ka seda võib tulla, et nad Elon Muski enda taibud või siis nad oma taibudega näitavad ära need nõrgad kohad meie e-valimiste süsteemis, et ärme unusta, et meil 2025 sügisel on kohalike omavalitsuste valimised, kus on elektrooniline hääletamine on veel arvestatavalt sees ja nüüd, kui sügisel valimised toimuvad,
siis nendest tulemustest saab jälle omakorda järeldusi teha, kui head ja halvad nad olid. Ma pakun välja hästi lühidalt siin ühe sellise mõtteeksperimendi teha või spekuleerida natukene sellel teemal, et 20 aastat on meil e-valimised toimunud 20 aasta jooksul. Kui äkki peaks selguma, et reformikad teadsid ja teatud hulk ametnikke, süvariigi ametnikke teadsid, et asi käib võltsimise teel. Mis ühiskonnas juhtub? Milline pomm plahvatab? No ma arvan, et seda pommi nad ei lase lõhkeda sellisel kujul, et see häältega manipuleerimine või tulemustega manipuleerimine ongi üks osa e-valimistest, tuleb lõppkokkuvõttes välja. Ja kui see manipuleerimine toimub, siis ma arvan, et see suudetakse ennem ära siluda selliselt, et inimesed võtavad selle uudisena, et näed, ei õnnestunud e-valimised ja lähme paberhääletusele tagasi. Aga see on muidugi, oleks see suur üllatus ja pomm eelnevatele võitjatele, kes on oma enamus hääled saanud e-valimiste kaudu. Ja kui seda nüüd tehakse, siis vaevalt, et nad tunnistavad oma viga. Pigem on see, et ei õnnestunud, aga lähme edasi siis. Et mis on olnud ja lähme teistmoodi edasi. Aga meie asi ongi see, et vaadata, mis on olnud, mis vead seal on tehtud ja lähme küll edasi, aga lähme edasi nii, et oleks kõigile arusaadav ja toimub hääletamine paberkandjatel. Räägime tänasest päevast, 20. jaanuar USA's toimub siis president Donald Trumpi inauguratsioon. Ma pean tunnistama, et kui oli Trumpi esimene valitsusaeg, siis ma olin ka päris suur Trumpi fanatt, aga praegusel hetkel ma hakkan muutuma natukene skeptiliseks. Kas temaga algab maailmas mingisugune suur perestroika? Mis mõttes me seda perestroikat nüüd võtame, ma arvan, et muutused tulevad kindlasti. Nii et seda ta on ka öelnud, et muutused saavad toimuma ja nende muutuste läbi hakkab ka Eestis muutuma asju. Tegelikult me näeme ju seda, et kui EKRE oli nõndanimetatud peavooluparteidele täiesti paaria, siin sügisel, laua taha pole mõtet võttagi. Siis nüüd juba näed seda peavooluparteide nagu, ma ei ütleks sõbrastumist, vaid suhtuse muutust, et me saame, mitte et meiega räägitakse, pigem ollakse avatud, et me ka laua ümber oleksime juba, et kutsutakse laua ümber aeg-ajalt, et ja nüüd, kui meie arvamused on olnud siiamaani täiesti mitte arvestatavad, siis tegelikult kõik, või mitte kõik, aga enamus asju, mida EKRE on öelnud, see on ka täide läinud. Nimetada siis prohvetiks Mart Helmet või Martin Helmet, mis nad on siin aastaid ja aastaid tagasi öelnud ja ütled, et see asi läheb, nii siis tegelikult see on juhtunud. Martin Helme, tuletan vaatajale meelde, on praegusel hetkel Ameerikas, Washingtonis ja võtab Trumpi inauguratsioonist osa. Ja, et tema on ainuke Eesti parteidest ja ütleme ka kõrgema juhtkonna, isegi valitsuse liikmeid ei ole sinna kutsutud ja meie presidenti ei ole, Eesti presidenti ei ole sinna kutsutud. On ainukesena kutsutud on Martin Helme, kes on EKRE erakonna esimees. Ja temaga koos on Helle-Moonika Helme. Helle-Moonika Helme oli jah, aga tema inauguratsioonile ei lähe, et tema on juba Eestis tagasi. Aga Martin Helme osaleb seal täna, mis on suur tunnustus erakonnale, samamoodi suur tunnustus Eestile, et Eestis on erakondi, kes on sinna oodatud ja kes saavad presidendiga läbi. USA on alati tagasi lükanud venelaste katseid maailma mõjutsoonideks jagada. Ja nüüd tegi Trump äkki sellise kummalise avalduse, et Kanada tuleks liita USA-ga, Mehhiko tuleks liita USA-ga, Gröönimaa tuleks Taanilt ära võtta, Panama kanal tuleks vallutada tagasi. Nendel kõikidel asjadel on oma põhjused, tähendab, seal on taga, näiteks Kanada ja Gröönimaa puhul on taga Arktika küsimus, kus venelased laiutavad. Ja Panama kanal on väga tõsine asi, mille ameeriklased ju lõid ja siis andsid Panama riigile ja Panama lasid sinna vist hiinlased peremehetsema niimoodi, et asi on ameeriklaste jaoks põhimõttelise tähtsusega.
okei, see selleks, aga teisest küljest jälle, kui Trump teeb selliseid avaldusi, siis ta annab ju sellega jutupunkte Putinile. Putin ütleb, et miks sina võid ju Ameerikas teha, mida sa tahad, eks ole. Käsid Mehhikut ja Kanadat ja Gröönimaad liita USA-ga. Miks mina ei või siis Ukrainas märatseda natukene? Ma küsin nüüd seda, kui Riigikogu asejuhataja käes, kellel on ka diplomaatilised kohustused. No Trumpi sellised sõnavõttud on võib-olla sõnum hoopis nendel, keda meie nagu võib-olla ei teagi, et tegelikult seesama, et nüüd Putin võib sellest omakorda kinni haakida, jah, tema oskab igale poole kinni haakida ennast. Samas ma leian, et võib-olla Trump nüüd täna vaevalt, et ta hakkab kohe sõda lõpetama, aga ta kindlasti on tal oma metoodika ja oma nagu teekond, kuidas viia sõda lõpule nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas, et need on nagu tema põhirollid, et ta peaks nendega suht kiire, ta tahaks nendega suhteliselt kiiresti saada nagu mingisse tulemisse ja ühe tulemuseni, et siis oma riigi asjadega edasi minna, on ta siis küsimus seal Kanada osas, Gröönimaa või Panama osas. Ja ütleme, see piiride kinnipanek Mehhikoga ja migrantide väljasaatmine on tema sisemine asi, mis on tema, ütleme, poliitiline agenda, millega ta sai valituks, et see on tema jaoks nagu kõige tähtsam, et Ukraina ja Lähis-Ida on asjad, millega ta tahab jõuda tulemuseni ja samas edasi on juba oma siseasjad ja muidugi Hiina on tema järgmine samm, et selles suhtes ma nii väga üle ei tähtsustaks, et ta seda rääkis. Jah, see oli sõnum kellegile, seda sõnumit, see, kes seda oskas vastu võtta, see võttis selle sõnumi vastu ja enam-vähem nad teavad, mis on selle sõnumi tulemus. Miks Euroopa Liit on väit nagu kultrukkis peale seda, kui Trump seda Gröönimaa küsimust puudutas? Gröönimaa kuulub teatavasti või on Taani asumaa. Taani on Euroopa Liidu liige. Tähendab, Euroopa Liit peaks justkui Taani eest välja astuma ja täielik vaikus. No eks see tuli nende jaoks ka suure üllatusena, et selliseid mõtteid või sõnumeid president võib välja käia ja Gröönimaa osas, et minu jaoks on ka arusaamatu, et meie suured kõrged ametnikud julgeoleku ja kaitsealal seal Euroopa Liidu selle võtnud selget seisukohta nii Euroopa Liidu kaitsmises kui ka Gröönimaa osas, et väike selline virvendus, pinnavirvendus käib, kuid mitte midagi konkreetselt ja täiesti arusaadav, et Euroopa Liidu need hammasrattad või need pööramised on nii aeglased, et kõigepealt saadakse tulemus sisse, et keegi midagi ütles, siis hakatakse alles sõnumit lihvima, et nagu seda ettenägemisvõimet paljudel seal ei ole ja kahjuks ka ütleme seal välispoliitikas, julgeolekupoliitikas. Taani on palju olulisem Euroopa Liidu liige kui Eesti. Ma mõtlesin sel puhul ka sellele, et kui Taani eest välja ei astuta, siis kui meiega midagi peaks juhtuma, mis meil siis loota on? No olgem ausad, ega ütleme, Euroopal oma sõjaväge ei ole ja selles mõttes me eeldame, et kõik riigid on Euroopa jaoks ühtemoodi tähtsad. Selle kaitsejulgeolekul välja öelda, et on Taani tähtsam või Eesti tähtsam, ma nii väga ei riski, et pigem kõik on ühtemoodi tähtsad ja samas see näitab ka tegelikult käitumist praegu, et kui Taaniga on nii, et Taani kohta öeldi, et läheb Gröönimaa, läheb USA koosseisu, siis mis siis võib muul juhul juhtuda, et sellele ei tahagi mõelda. Nii et kindlasti Euroopa Liit peab võtma selgema seisukoha, konkreetsema seisukoha, mis on tema arvamus, mis on tema edasised tegevused ja sealt oleks ainult kindlus ka Eestile, kui see suudetakse võtta see seisukoht. Putin nõuab ju seda, et NATO taganeks 2004. ja 1997. aasta eelsetesse piiridesse. Et ja see võib omakorda olla, kui näiteks Lääs võtab selle vastu kauplemisobjektiks, eks ole, ükskõik mis puhul nad Putiniga sel teemal kauplema ka ei hakkaks,
siis see omakorda on ju signaal Ameerika põhilisele rivaalile Hiinale. Et noh, et lääne peal võibki jalgu pühkida, kas nii või? No ei, me ei saa võtta neid seisukohti selliselt, et me nüüd taganeme sinna teatud piiridesse NATO seisukohalt, et NATO läheks seal piiridest välja sõltumata aasta arvust, et see on loomulikult, et kui lääs võtab selle, ütleme kas või läbirääkimiste objektikski, et siis näitab jah, meie jõuetust ja nõrkust, on ta siis läbi Euroopa Liidu või läbi NATO, et tegelikult me peaksime olema ühtsed ja kui me siin jõulisi sõnumeid teeme ja jõuliselt ka sõna võtame, siis on ju oluline, et Hiina ka arvestaks sellega, et näiteks kui me ei võtagi lauale neid pakkumisi, et kuskile poole peaks taganema, siis on selge sõnum, et me oleme ühtsed NATOs ja Euroopa Liidus. Kas sellised vaidlused võivad kuidagi NATO liikmete solidaarsust õõnestada? Noh, paljud räägivad siin juba sellest, et NATO võib täiesti laguneda, noh, tänu nendele Trumpi väljaütlemistele ja noh, kui me NATOst räägime, siis NATO on ju solidaarne kaitseorganisatsioon peaks olema ja noh, nüüd ongi see küsimus, et kui Trump ütles välja, et 5% peaks oma sisemajanduse koduproduktist kasutama ja kulutama sõjanduse peale ja sõjatööstuse peale, noh, mis iseenesest ei ole vale, et mida rohkem läheb raha, ütleme, enda kaitsele, seda parem on ja julgeolek on riigis tagatud. Noh, nüüd kui me ise oma tegevustega õõnestama oma julgeolekut, see on juba jälle järgmine asi, me võime siia 10% panna, kui see raha ei lähe õigesse kohta, siis ei ole sest julgeolekust ka asi ja noh, meie avaldused siin, see nädal tuleb Riigikogus avaldus Gruusia rahva jaoks, kus me suurelt deklareerime, rebime särki, et Gruusia valimised olid valed ja tuleb uued valimised korraldada, kus olid paberkandjal valimised, jaoskondades valimised, OSCE vaatlejad olid koha peal, kõik ühtegi märkust ei olnud. Nüüd Eesti on siis maailma sandarm, kes siis ütleb, et kaitseme Gruusias rahu, mitte ükski riik maailmas ei ole sellist avaldust teinud. Ja meie Riigikogu hakkab nüüd tegema siis avaldust Gruusia rahva kaitseks, samas kuulutades tahtes umbes nõnda nimetatud suhted katkestada olemas valitud peaministri ja valitud presidendiga. No ma ei näe, et see oleks nagu õige diplomaatia, noh ja seda enam, et seda avaldust veavad endised diplomaadid ja pikka aega poliitiks olnud inimesed, et noh, see on kurb ja muide, miks ma seda Trumpi juttu ja neid poliitilisi asju natuke torkisin praegu, on tegelikult selles, et kõik, mida meie Eesti tavaline inimene, tavaline kodanik meedia kaudu loeb, kuuleb, vaatab telekast, siis see kõik on refereeritud või kommenteeritud ainult sellisest noh, lääne, USA, Euroopa Liidu vasakmeediast, vasakkaldega meediast. Ja mõnikord on vaja omavahel need asjad nagu selgeks rääkida ja selgeks mõelda. Võib-olla isegi panna oma seisukohad kahtluse alla. Selles mõttes, et kui me need asjad üle vaatame, siis me leiame, et need asjad tegelikult on hoopis käivad teistmoodi kui see, mismoodi neid keritakse, käijatakse vasakmeedias, eks ole. Et maailmas on vist ainult üks riik, mis võib kõiki, sealhulgas ka USA-d või USA presidente tegelikult, ütleme siis peenemalt kukele saata. See on Iisraeli riik. Ja neil on ka üks põhjus sellepärast, et kogu maailma pangandus ja rahandus, maailma majanduse vereringe on ju nende käes. No jah, kas teda pikalt võib saata, see on jälle ise küsimus, et tegelikult hea läbisaamine presidentidega on üks oluline diplomaatiline oskus ja noh, ega Eesti kontekstis, kui me nüüd vaatame, et kui me hakkame nüüd kogu maailma siin sarjama, kas see oli õige või mitte, noh nii me ei jõua mitte kuskile, et kui me nüüd vaatame ka seda Trumpi inauguratsiooni üritust ja seda nagu kajastust Eesti peavoolu meedias, siis noh, sisuliselt võib ühe lause kokku võtta, et toimub 20. jaanuaril ja ongi kõik ja õhtul on siis nõnda nimetatud presidendi uute ukaaside ja määruste allkirjastamine, aga kes seal osaleb, Eestist näiteks on mainitud, et Eesti suursaadik osaneb Ameerika Ühendriikides, aga seda, et seal on ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme koha peal,
no see vaikitakse täiesti maha, sest see ei ole kasulik. See näitab seda, et nad ei ole siiamaani jõudnud arusaamisele, et vabariiklased võitsid valimised ja demokraadid said lüüa, et ollakse ikkagi seda meelt, et äkki veel midagi on võimalik parandada, aga noh, täna on 20. jaanuar, täna saab Trump ametisse ja sellega loodame, et maailma kas just korda, aga maailm muutub paremuse poole. Räägiks ühest asjast veel, meil olid hiljuti siin kaabli lõhkumised Soome lahes ja nüüd saadeti meil siia Soome lahele ka mõned NATO laevad seda asja patrullima ja üle vaatama. Ilmselt me võime selle reageeringuga väga rahul olla, et allianss siiski seisis meie ja ka soomlaste õiguste eest, eks ole. Aga mida teeks allianss siis, kui USA võtaks ja Euroopa Liit loomulikult riburada järel lõpetaks Ukraina abistamise? Noh, nii nagu on spekuleeritud, et uus president võib seda teha. No olgem ausad, ega siin see, kas abistamine jätkub või mitte, et see sõltub sellest, mis agendaga ja mis nagu positsiooniga Trump välja läheb, on ta siis läbirääkimised või selle rahu kindlustamisel ja rahu sõlmimisel. Et ja kas ukrainlased tulevad kaasa sellega ja mis mahus nad tulevad, et kui nüüd ma ei usu, et ukrainlased kohe esimese sammuga nõus on, noh, mida on täiesti arusaadav, et me peame olema Ukrainaga koos, et see sõda ei tuleks siia Euroopa territooriumile ja teda toetama nii kaua, kui see on, ütleme, meie võimuses. Noh, me ei saa ennast ka vaeseks ära anda, et kui midagi hiljem juhtub, et siis me oleme ise hädas, et ma ei usu, et selle Ukraina toetamine ära lõpeb, pigem see jääb sellise noh, rahu sõlmimise staadiumis, et kas ta nüüd jääb külmutatud konfliktiks või leitakse mingi püsiv lahendus sinna, et see sõltub juba on nähtav lähinädalate jooksul. Täna hommikul raadios räägiti uudiseid, et Washington Post teatas, et noh, kaabli lõhkumine ei olnudki terrorismiakt. Vene televisioonis, Vene meedias endine asevälisminister Fjodorov tunnistas, et kahtlemata oli Soome lahes tegu kaabli hävitamise operatsiooniga, tähendab venelased võtavad selle asja omaks. Washington Post ütleb, et nende eksperdid arvavad, et see siiski ei olnud Vene terrorismiakt. Kas see tähendab seda, et tegelikult meie liitlased hakkasid põlve väristama ühtäkki ja noh, kui ei olnud terrorismiakt, siis ei ole vaja midagi ette võtta? Jah, see on üks tõlgendus ja muidugi noh, kurb, et Washington Post sellist sõnumit nagu välja annab, et nende eksperdid arvavad, et see oli täiesti legaalne tegevus ja juhuslik ankru vedamine mööda Läänemerd, mis paraku kahjustas meie Estlink 2. See võib näidata ka nende nõrkust või see on see viimane nõnda nimetatud või agoonia enne nõnda nimetatud, noh, enne Trumpi ametisse saamist. Et seda on väga raske hinnata, miks nad sellise sõnumiga välja tulid. Kuidas Eesti riigis tegutsetakse? Kui mõni meie riigijuht hakkaks natukene lammutama, ütleme siis näide siin meie presidonnaga, endise presidonnaga või Kersti Tendiga, kes ka Soolot seda armastas ja igasuguseid mõtteid väljendas. Et kas neid hurjutati kusagil tagatoas, tulid mingid võimu omavad ametnikud ja lugesid presidendile sõnad peale või kardetakse seda teha? Kuidas see mäng poliitiliste kulisside taga käib, et mida Riigikogu asejuhataja sellest asjast teab? No kui midagi kulissida tohib, siis opositsiooni esindajad sinna üldjuhul ei kutsuta. Et kindlasti presidendil on omad need nõunikud ja eksperdid olemas, kes siis vastavalt selle kas siis enne sõnavõttude tegemist lihvivad neid sõnavõtte või peale ebaõnnestunud ütlemisi samamoodi lähevad neid nurki siluma, et noh,
Eesti sõnumid võiks olla, et me, Lennart Meri hea tsitaat, et meie parim diplomaatia, et me saame olla head diplomaatias. Noh, praegune välisminister käib Gruusias särki rebimas. Nüüd nädalavahetusel otsustas, et võiks TikToki ära lõpetada peale seda, kui USAs tuli teada, et ikkagi TikTok taastatakse. Nüüd enam keegi ei hakka sellest rääkima, et noh, sellised vahelduvad või tähendab ebaõnnestunud ütlemised ja et kohe selle kaasaminek kuskilt kellegi poolt öelduna, et nüüd me hakkame sama asja tegema, noh, see ei ole hea märk, et ootame ära selle, laseme asjal seedida, vaatame, mis sellest saab. Ameerikas tuleb uus president täna pukki ja vaatame tema tegevused, et noh, kohe pea eest tormata siin maailma parandama ja korda muutma Eestil ei ole mingit mõtet. Räägiks enne saate lõppu veel ühel teemal, see on fosforiit, mis on väga valus teema. Printisin kodunt välja tulles ühe Arvo Alleri artikli Ida-Virumaa on sotsiaalselt tundlik, seal ei saa eksperimente teha. See on siis detsembri keskel avaldatud artikkel Uutes uudistes, aga minu meelest on see väga oluline seisukohavõtt, mis saab sellest fosforiidi kaevandamisest, kas Eestimaa pööratakse Ida-Virumaal pahupidi ja mis saab nendest veerežiimidest ja nii edasi ja nii edasi. No fosforiit on, noh, ta liigub küll, ta on terve Virumaa peal, aga ta on enamus on Lääne-Virumaal, ütleme Kunda ja Toolse kant on kaetuna, kus on väga arvestatavad fosforiidivarud ja nende uurimistega seal siis tegeletakse, aga selle detsembri artikkel oli maapõueseaduse muudatus, kus tegelikult see sotsiaalne eksperiment tähendas seda, et seal ju maapõueseadust tahetakse muuta sellisest, et kaevandamislubade menetlemine peatatakse. Nüüd on küsimus selles, et kuna Ida-Virumaa on põlevkivi ja Eesti energiasalv, et sealt tuleb energia. Ja nüüd, kui see põlevkivi kaevandamise lubade peatamine alates 1. jaanuarist 2026 saab toimuma, siis tegelikult see tuleviku perspektiiv, ütleme põlevkivi kaevandamisel ja Eesti energiajulgeolekus saab väga tõsise löögi. Ja selle vastu me sõdisime, võitlesime ja et menetleda ikkagi need kaevandamise load lõpuni lähtuvalt maapõueseadusest ja neil on välja arvestamata ja neil on tegemata ka see sotsiaalne analüüs, mis võib juhtuda, kui kaevurid jäävad tööta, ega ainult kaevurites pole küsimus, need täiendavad töökohad ja ütleme toetavad töökohad, mis on kaevandustel ja sellega põlevkivi kaevandamise juures kõrval, et need jäävad samuti tööta, et see ei ole ainult ühe kitsa sihtgrupiga ja neid sotsiaalseid eksperimente sellisel kujul teha, et me rohkem ei hakkagi menetlema kaevandamislubasid, et tagada kaevanduste ja põlevkivitööstuste järjepidevus, on ta siis energiatootmises, õlitootmises, põlevkivi keemia osas, et seda ei saa seisma jätta, et tagada järjepidevus ja ikkagi maapõueseadust lähtuvalt menetleda kaevandamise load lõpuni. Riigikogus üritatakse läbi suruda või tähendab käima lükata kontsessioonide andmise seadust. No vot see juba tuleb selle fosforiidi kaevandamise osas, et antakse kontsessiooniga õigused erafirmadele, kes siis saavad kasutada neid uuringute tulemusi ja sisuliselt nad saavad juba ka kontsessioonilepingu näol omale ka mingid õigused alustada siis nõndanimetatud kaevandamist. See ongi garantii selleks, et see kaevandamine ilmtingimata läheb lahti. Vot see ongi kõige huvitavam, et kontsessiooniga väidetakse, et ei, kaevandamine ei lähe lahti. Aga mul üks seal Lääne-Virumaa talunik ütles, et kui me uurime, siis põhjendatakse selleks, et me saaks teada, mis seal maa sees on. Ja kui me saame teada, et seal maa sees on, siis tähendab see juba seda, et siis läheb juba kaevandamiseks. Et noh, tähendab uurida seda, et me ei hakka kaevandama, selle pole võtet on ju. Ikkagi uuritakse seda, et me hakkame seal kaevandama. Ja see ongi inimestele kõige raskem see, et miks me peame uurima, kui me hakkame niikuinii kaevandama. Ja see udu jutt seal kõrval, et nüüd see tehakse mingi 5 või 10 või 15 aasta pärast läheb kaevandamiseks, see ajafaktor on mingi rolli. Fakt on see, et kaevandamiseks läheb niikuinii. Ja juba me kaevandame oma lastelaste arvelt,
kus me pöörame selle maapinna pahupidi, millega rikutakse veerežiimi, millega rikutakse inimeste elukeskkonda, millega rikutakse kogu loodust. Ja nüüd ei ole kuskil näha looduskaitsjad, kes on hullud võitlejad meie oma puidutööstuse vastu. Kui tuleb põlevkivi kaevandus, siis sealt aladelt lähevad ju tohutud metsad lähevad ju ära. Ja ühtegi looduskaitsjat ei ole viskunud selle kaitsele, et tagada meie looduse mitmekesisust ja tagada seal elavate inimeste heaolu. Kas asi pole selles, et looduskaitsjad on meil tihtilugu samuti vasakpoolsed ja nad teavad, et nad sellisel juhul lähevad oma leivaisadega ja ideekaaslaste ja sõpradega tülli? No neil ei ole järelikult ülesannet antud, et nad peaksid seda loodust seal kaitsma. Me peame kaitsma seda loodust, me peame loodust kaitsma suurkiskjaid, kes murravad lambaid ja koduloomi. Kuid see tähendab seda, et miks me ei kaitse loodust, kui me inimkätega läheme loodust ümber tegema ja läheme fosforiiti kaevandama. Miks me seal loodust ei kaitse? Ja kui me kontsessioonid ja seaduse võtame vastu ja kontsessioonid ära müüme, siis see tähendab seda, et need mõjuvõimsad firmad hakkavad ise siin Eestis võitlema ja ära ostma poliitikuid, ühesõnaga, et see kaevandamine, see on juba 100% garantii, et kaevandamine seal antakse garantii, et siis on võimalik kaevandada, kui kontsessiooni hind on sobilik. Need kõik väidetakse, et selle eest saab Eesti ka raha. Jah, Eesti saabki raha, aga mis hinnaga? Et see hind ei ole kindlasti see, et me pööraksime pahupidi oma maapinna, toome selle fosforiidi sealt välja, aga inimesed peavad edasi elama. Kõik ei mahu ei Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse, Jõhvi, Rakveresse. Me peame regionaalselt olema tasakaalustatud ja nende inimestele nende pakutav kompensatsioon või ka ütleme hea jutt sellest osas, et saate tulevikus hea elukeskkonna, see ei päde, sealt ei tule elukeskkonda, kui see on maa on üles sungit. Juhtus sama mees Naurus. Võimalik. Siis peaks alustama ju fosforiidisõda number 2. Ma arvan, et see tuleb, sest praegusel juhul on ta ikkagi, praegu on ta summutatud sellesse, et toimub uurimine. Aga inimesed peavad hakkama aru saama, et kui on uurimine, siis tuleb ka kaevandamine. Nii et see on nagu selge, et uuritakse selleks, et kaevandada. Kevadel, kui soojaks läheb kõik jälle välja. Jah, kõik Eesti inimesed. Tegelikult meil järgmine samm on juba need tuulegeneraatorid, tuulikute, need tuugenite püstipanek, mis on 270 meetrit kõrged, andke andeks. See võitlus tuleb veel pidada. Võib-olla, et nüüd ongi see, et me ei saa kummagi fookust lasta ära langeda, ei fosforiidi, ei tuulikute osa. Need on 2 teemat, mis on EKRE jaoks väga olulised. Inimeste elukeskkond, mis on mõlemal puhul kahjustatud nii fosforiidi puhul kui tuulegeneraatorite puhul. Aitäh, Arvo Aller, et tulid Siivis Paatsemi saatesse meile seda kõike rääkima, mida me praegu kuulsime. Aitäh kutsumast. Meie kohtume teiega taas jälle nädala või 2 pärast, siis kui tekivad uued teemad, seniks teile kõike head ja nägemiseni.